Kas sina teadsid, et oli üks ajalookirjutaja, kes oli juudi päritolu ja ta nimi oli Joosefus ja tema kirjutas oma raamatusse, kuigi ta ei olnud kristlane, aga ta tunnistas oma raamatus kirja teel, et Jeesus oli Kristus. Vau, ei, sellest ma ei ole kuulnud. Aga kas sina teadsid seda, et Vana Testamendi ajal elanud kuningas Hiskia ehitatud veetorud on siiamaani alles? Tohoh. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere noored, mina olen Rahel. Ja mina olen Johanna-Liisa. Ja meie ei ole ei arheoloogid, ajaloolased me ka ei ole. Ei, me ei ole teadlased. Ja ühesõnaga, me oleme tavalised noored. Aga sellegipoolest me jagame natukene täna seda, et kust meie teame, et piibel tõene on. Ja. Nii et mul on hea meel teid meie ajaloolisele rännakule kaasa kutsuda. Ja, oleme tavalised noored, kes otsivad Jumalat ja tema tahtmist, nii et jagame täna sellest, mida me oleme avastanud ja kuidas me oleme oma eludes kogenud seda, et see, mis piiblis on kirjas, see on tõsi. Just. 100%. Ja piiblit on 1500 aasta vältel kirjutanud umbes 40 inimest. Ja ometi on selles mõttes aru saada, et need piibli autorite teemad ja sõnumid on sellised järjepidevad, nad kattuvad päris tihti ja justkui selline tunne, nagu piiblil oleks olnud toimetaja. Aga no, ajakirjadel ju on, aga piiblil ikkagi toimetajat justkui kui sellist ei ole. Aga Johanna, on sul äkki mõni näide, mis näitab seda, kuidas piibli erinevates raamatutes on justkui samadest asjadest räägitud? Jaa, lähme siit kohe kirjakohtade juurde. Näiteks piiblis on kiri filiplastele, Pauluse kiri filiplastele, peatükk 4 ja 6. salm. Ja see ütleb niimoodi. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Amen. Ja siis näiteks üks koht, mis ütleb veel, nii sarnaselt on 1. Peetruse ja see on peatükk 5 ja 7. salm. Ja see ütleb niimoodi. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. No kas pole mitte julgustav? Äge. Mul tuli sellel ajal meelde, kui sa lugesid, et piiblis on ju 365 korda kirjas seda ka, et ära karda. Wow. Mis on eriti äge, sest et nagu läbi piibli tegelikult erinevatele sellistele, mitte tegelastele, siis aga erinevatele inimestele, kes on piiblis nagu figureerinud, on tegelikult nii inglid kui ka Jeesus ise öelnud, et ära karda. See on väga äge. Ja 365 see on nagu iga päeva kohta aastas. Ja, just. See ei saa küll juhuslik olla. Täpselt. Jumal teab, mida ta teeb ja see on nii vinge. Nii et ma arvan, et me võime öelda tegelikult, et keegi pidi ikkagi olema see piibli toimetaja. Ja ma arvan, et kuna Jeesus ju sündis alles Uues Testamendis ja Jumal lõi maailma Vanas Testamendis, siis äkki siis kolmainsuse kolmas isiksus oli justkui see nagu toimetaja meie jaoks, kes oli nii algusest kuni lõpuni ja tegelikult on tänapäeval ju ikka veel meie sees elamas. Ja, püha vaim. Püha vaim, just täpselt. Wow, see on nii lahe nagu lähenemine sellele. Ma ei olegi niimoodi mõelnud selle peale. See on, jaa. Tänu Jumalale sellist asjades, see on ülivinge. Mis on veel huvitav on see, et vaata Vanas Testamendis siis me näeme seda, kuidas Iisraeli rahvas ju rändas või kõigepealt Jumal on ju lõi selle maailma ja siis Iisraeli rahvas rändas ja kuidas erinevad kuningad ja erinevad ajaperioodid ja kõik, mida inimesed läbi elasid. Ja siis ühel hetkel hakkasid ju tegelikult tulema ettekuulutused Jeesuse kohta. Ja mis on veel väga huvitav lähenemine sellele, kuidas me võime teada, et piibel tõene on ju see, et meil on nii palju ettekuulutusi, mis on täitunud. Ja veel üks huvitav fakt, milleni me ka siin jõuame, on tegelikult see, et Jesaja 53. peatükis
on väga vähe salme või noh, ei ole väga vähe salme. Näe, tuligi lahti. Ja 153. peatükis on täpselt 12 salmi, aga nende 12 salmi jooksul on konkreetselt 15 ettekuulutust selle kohta, kuidas Jeesus sünnib ja kuidas tema elu saab olema nii-öelda kuulutuseks väga paljudele ja kuidas ta sureb ja kõik sellised asjad. Ja kõige huvitavam minu jaoks on see, et väga ma olen kuulnud inimesi, kes väidavad, et Jeesus ei saanud seda ju või et äkki ta tegi midagi, et ta täitis need justkui ise. Kõik need ettekuulutused. Aga mulle meeldis see, kuidas Nikki Campbell, kes on Alfa kursuse rajaja, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu Eluküsimused. Nii et keda huvitab, siis jube hea raamat, julgen soovitada. Ta kirjutas siia sellise mõtte, et oletagem, et Jeesus oli pettur, kes üritas täita kõiki ettekuulutusi. Aga siiski oleks ta oma sünnikoha valikuga lootusetult hiljaks jäänud. Mõtle ka, sa ei saa ju ema üsas olles kontrollida seda, kas sa sünnid Betlemmas või sa sünnid Naatsaretis või kus iganes. Ja veel vähem tegelikult saad sa ju valida seda, et sa Neitsist sünniksid. Nii et see on väga huvitav pool minu jaoks, mis tegelikult minu jaoks näitab ka seda, et see ei saa olla midagi muud kui et tõsi. Nii et jah, vot siuke mõte siia vahele. Tõesti, väga hästi ja tabavalt öeldud. Ja on sul, Johanna, olnud vahel sellist tunnet, et kui sa oled näiteks koolis õppinud mingeid asju, just siuke loodus või füüsika või keemia, et vaatad mingit asja ja mõtle, et Jumal on selle ka loonud. Ja kusjuures kõige rohkem on olnud seda õppides bioloogiat, just nagu inimkeha bioloogiat. Seda, kuidas nagu kõik süsteemid toimivad. Ja ma ei saa nagu kuidagi midagi õppida või uurida selle kohta ilma, et mul käiks peast läbi mõte, et vau, Jumal on nii tark ja nii suur, et on läinud nagu nii suurest pildist nagu kogu universum ja kõik galaktikad kuni selliste detailideni välja, milline detailide Jumal ta on. Yeah. Ma mäletan ühte olukorda, kus me vist sõitsime perega autoga ja siis meil teema läks jälle kuidagi mingi universumini ja siis ma mäletan seda, kuidas isa ütles, et aga inimene ei peagi kõigest aru saama ja vahel on küll siuke tunne, et nii hea, et me saame Jumalat usaldada selles meie loojat, et tema teab, kuidas kõik asjad loodud on ja teadlased tihti ka ei tea. Ütlevad ka, et kõigele võib-olla ei leiagi seletust, aga nii hea, et Jumal teab. Ja piiblis on ju see kirjakoht ka, mis ütleb, et tema teed ja tema mõtted on nii palju kõrgemad kui meie mõtted. Ja see on nii julgustav alati lugeda seda. See on tore. Mulle meeldib ka see, et Hiobi raamatus on öeldud selline kirjakoht Hiobi 26:7. Mõtlen selle siit lahti. Hiob ja 26. peatükk ja 7. salm. Ja seal on kirjas järgmiselt. Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa ei millegi kohale. Ja vanasti inimesed paljud arvasid, et maa on kas seisab hiiglase turjal või ma vist isegi olen kuulnud mingit teooriat, et mingi 4 elevandi peal. Ja või et see lihtsalt on lapikult kuidagi lihtsalt hüljub kuskil ja siis kõike on välja. Igal pool on kõike mõeldud. Aga et Hiobi raamatus siin on nagu täpselt öeldud, et ta laotab selle riputab maa ei millegi kohale, mis tähendabki seda, mida ka teadlased on ju nüüd avastanud või mitte nüüd, aga ikkagi natuke aega juba tagasi, et maa tegelikult ripubki ei millegi kohal. See on nagu väga vinge ja tegelikult mulle meeldib mõelda nii, et teadus ikka veel kinnitab seda Jumala olemasolu. Et tegelikult ei ole olnud seda, et kuidagi keegi ütleks, et see, mida piibel kinnitab, et see on kuidagi nagu hästi vale teaduslikult selles mõttes. Kuulsin kedagi ütlevad seda, et teadus saab kinnitada
õigemini, et Jumala olemasolu saab kinnitada teaduslikke avastusi. ja See on nii tõsi. ja tead mida, mis ma olen mõelnud? See tundub nii loogiline, aga minu meelest on nii palju rohkem usku vaja selleks, et uskuda, et Jumalat ei ole olemas, kui see, et ta on. Nagu, kuidas On sul olnud elus mingi hetk, kus sa tunned, et Jumal oli nii lähedal, Jumal oli nagu niivõrd, et see pidi olema Jumalast, või nii-öelda see pidi olema Jumal, kes sind hoidis? Kogu mu elu. Aga mul on olnud küll niimoodi, et kui ma olen läinud läbi mingisugustest keerulisematest perioodidest ja tegelikult ma ei olnud nagu väga kaua aega veel kristlane olnud ja mul ei olnud nagu mu juured usus ei olnud veel nii sügaval, aga ma teadsin nagu mingisuguseid asju Jumala kohta ja ma tahtsin otsida teda ja lugeda piiblit ja siis nagu palvetades ja küsides Jumalalt tarkust, et mis ma pean tegema või Jumal, kus kohas sa oled või kuidas ma nagu praegust toetun sinu peale, et õpeta mind otsima esimesena sinu kuningriiki. Ja Jumal nii konkreetselt ja selgelt kõnetas mind, et otsusta uskuda, et see, mis ma ütlen, on tõsi. Otsusta uskuda, et ma olen hea ja isegi kui sa kohe praegust veel ei näe, isegi kui sa lähed läbi sellest kõrbest, siis otsusta uskuda, et ma olen hea. Otsusta uskuda, et see, mis siin piiblis kirjas on, et see on tõsi ja ei ole ootus põnevil sellepärast, mis ma tahan teha ja võta usus juba vastu see, mis ma tahan sulle anda ja kus ma tahan sind viia. Nii on, sest et usk on ikkagi nähtamatute asjade tõendus. Kuidas see kirjakoht nüüd ongi? Loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. On vist nii. Ehk siis nähtamatu on ju tegelikult, kuidas ma ütlen, on ka küsitud, et kuidas sa saad uskuda, et Jumal on olemas, aga kuidas sa tunned, et õhk on olemas sellisel kujul? Ma saan hingata, et tegelikult Jumalaga on justkui sama, et sa pead uskuma, et on. Ja siis ta ongi. Ja et me saaksime võtta nagu piiblit ka kui nagu täielikku tõde või et kuidas me siis saame uskuda või kuidas me saame teada, et see on tõde, siis piiblisse mulle nii meeldib see kirjakoht. See on psalm 34:9. Ja see ütleb niimoodi, et nii. Juba leidsid esimesena üles. Pole hullu. Sa oled juba ka väga lähedal. Psalm 34:9. Ja psalm 34:9 ütleb niimoodi, et maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaiku otsib. Ehk siis nii paljuski, kuna Jumal on nii isiklik ja ta on nii elav ja ta nii väga detailselt hoolib meist ja meie eludest ja meie mõtetest ja absoluutselt kõigest, siis see keerleb nagu nii paljuski ka selle ümber, et kuidas me isiklikult võtame Jumalat vastu ja kas me oleme valmis nagu andma Jumalale justkui nagu andma Jumalale nagu voli tegutseda meie eludes ja voli tegutseda meie südames, et kui me teeme oma südamed kõvaks ja proovime nagu kuidagi tõestada, et Jumalat ei ole olemas või ajada omast jõust, siis Jumal ei ole see Jumal, kes siis, kui me lükkame ta eemale, tuleb, lükkab meid nurka tagasi, ütleb, et aga ma ikkagist tulen, isegi kui sa ei taha, vaid ta annab meile vaba tahte. Ja kui me võtame vastu selle ja jätame talle ruumi tegutseda ja laseme talle ennast meile ilmutada, siis ta ka seda teeb. Ja järjest rohkem me kogeme seda, et Jumala tõotused, need on nii päris, need on nii elavad ja et Jumal on nii isiklik meie eludes. Ja lihtsalt üks nagu teooria. Ja just see, et see hakkab kõik sellest meie sammust, nagu Peetrus ütles, et ma astun siia vee peale. Nii tihti me peame ka seda otsust võtma, et ma tulen ja astun vee peale. Ja kui ma usun, siis see vesi kannab. See on hästi äge. Mul on ajalootunnis tihti olnud see küsimus, et aga okei, et see asi oli nüüd sellel ajal, kui Jeesust enam ei elanud, aga et kuidas ajalooliselt, kuidas need pusletükid ikkagi nagu kõik justkui nagu kokku läksid. Ja me tuleme tegelikult nüüd tagasi selle, mitte kuningas, me tuleme tagasi Joosefuse juurde, kes oli juudi ajalookirjutaja. Ja ma taaskord kasutan Niki Campbelli raamatut ja ma loeks siit ette ühe pisikese tsitaadi, mis ongi siis selle Joosefuse
ühest raamatust ja Joosefus sündis ise 37. aastal pärast Kristust ehk siis tegelikult natukene aega hiljem või peale seda, kui Jeesus oli siis seal maa peal käinud. Ja Joosefus kirjutas niimoodi. Niisiis umbes sel ajal oli seal Jeesus, tark mees, kui teda üldse sobib inimeseks nimetada, sest ta tegi palju imetegusid, olles õpetajaks inimestele, kes võtsid tõde vastu hea meelega. Ta tõmbas enesega kaasa paljusid, nii juute kui paganaid. Tema oli Kristus ja kui Pilatus meie peameeste soovitusel ta ristile mõistis, siis need, kes teda algusest peale olid armastanud, ei hüljanud teda. Ja ta ilmutas ennast neile 3. päeval elavana, nii nagu pühad prohvetid olid ette kuulutanud seda ja 10 000 muud asja tema kohta. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin küll, et wow, nagu inimene, kes tegelikult nagu ei ole kristlane olnud, ei ole Jeesust järginud, ta on sündinud hiljem, kui Jeesus nii-öelda maa peal tegutses. Ja ta kirjutab konkreetselt raamatusse, et Jeesus oli Kristus. See näitab tegelikult seda, et me tegelikult võime piiblit võtta täiesti usaldusväärse allikana, sest et see on mõjutanud ka seda ajaloo kirjutajat. Jaa. See on väga vinge. Ja siis mulle meeldis tegelikult üks asi veel siit. Tähendab, siin on palju meeldivaid asju selles mõttes, aga üks äge asi oli veel, et üks professor tegi uurimuse, et miks nagu Uus Testament võiks olla selline nii-öelda siis tõsi jutt justkui või et miks ta peaks tõene olema. Ja ta pani sellisesse nagu tabelisse hästi palju erinevaid allikaid, siis kus olid ajalooallikad ja võrdles siis, et mis on nende vahe nagu kirjutamise aeg, siis võrdles neid, kui vara või nii-öelda kui hilja on siis leitud see siiani säilinud koopia ja et mis see ajavahemik oli, siis et palju siiani on koopiaid leitud. Ja kui siin mõnel ajalooraamatul on see koopia säilinud või nii-öelda kõige vanem säilinud koopia leitud, siis ühel siin oli Caesari märkmeid Gallia sõjast, see on natuke vähem kui 1000 aastat on olnud see vahemik, kust leiti siis kõige esimene või kõige vanem säilinud koopia. Siis Uuel Testamendil oli niimoodi, et arvatakse, et Uut Testamenti kirjutati siis aastatel 40–100 pärast Kristust ja 130. aastast juba, ehk siis 30 aastat ajavahemik pärineb siis esimene Johannese evangeeliumi katkend, mis on nagu tegelikult nii väike ajavahe ja kui palju on tegelikult olemas Uue Testamendi koopiaid, mis on nagu mitmetes keeltes, et see on väga vinge, kuidas see on levinud ja kuidas siiamaani tegelikult ju piibel on ikkagi müüduim raamat kõikide muude raamatute kõrval. Jaa. Ja. Mis sulle piibli juures kõige rohkem meeldib? Tead, mulle meeldib piibli juures kõige rohkem see, et see on päriselt ka minu jaoks see ongi kõige stabiilsem asi, mis siin nagu maailmas üldse on. Nagu kõige stabiilsem asi, see on ainus stabiilne asi kogu siin selles maailmas siin maa peal. Kuidas see sulle nagu, kuidas ma ütlen, kuidas see on sinu jaoks kõnelenud sinu rasketel aegadel või kas sul on mingi kindel kirjakoht, mida sa loed siis, kui sa kuidagi tunned, et asjad on väga sellised ebastabiilsed? Mul ei ole ühte kindlat kirjakohta, mis on mind nagu kuidagi nagu eraldiseisvana kõnetanud, aga midagi, mis on nagu Jumala tõotus ja mille ma olen nagu pööranud ka palveks, siis kui ma ei ole olnud päris kindel, et okei, Jumal, ma tahan uskuda, et sa oled hea ja ma tahan uskuda, et su tõotused on päris ja see, kes ütled, et sa oled, et see on päris ja ma tahan, et see kuidagi nagu väga praktiliselt paistaks välja ka mu elust, et sellel oleks nagu praktiline väljund, et ma lihtsalt nagu ei usu seda, aga siis tegelikult teen nagu kõik ikkagist oma jõust ja oma tarkusest. Ja Matteuse 6. peatükis ja 33. salmis ütleb niimoodi. Jah, see on natuke märkmeid vahele kogunenud. Oi, mul on ka piibli vahel siukseid asju. 6.33, jah?
ja see ütleb niimoodi, et aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Amen. Ja see on nii ilus ja see on nii tõsi. Aga ühel hetkel, kui ma ei teadnud enam, et kuhu suunas täpselt liikuda või kuidagi nagu ma tundsin, et ma tahan nii väga otsida Jumalat ja tema tahtmist, aga mul ei ole aimu ka, kuhu suunas liikuda või kuhu poole nagu oma sammud seada. Ja siis ma palvetasin, ma pöörasin selle kirja koha, ma sain kuidagi südamesse, et palvetada, et Jeesus, õpeta mind praegust otsima esimesena sinu kuningriigi, õpeta mind otsima esimesena sind, sest et mul ei ole aimugi nagu kuhu poole ma peaksin praegu sammud seadma, nagu mis valikuid teha või nagu praktiliselt kuhu suunas liikuda ja mida ette võtta. Ja ta tegi seda. See on äge. Ja vahel me ei märka seda kohe ja kui Jumal meiega kõneleb ja meid kuhugi nagu välja saadab, siis alati ei ole seda, et ma ei tea, tuleb mingi suur ilmutus või nagu ingel tuleb sul aknast sisse või mis iganes nagu näed mingisuguseid suuri unenägusid. Aga Jumal tihti kõneleb rahus ja kui sa pole päris kindel, et kuidas ma siis kuulen Jumala häält või kuidas ma tunnen ära seda juhtimist, et ma saaksin teha neid ususamme ja maitsta ja vaadata, et Jumal on hea, siis palveta selle eest, et Jumal õpeta mind tundma ära sinu häält, sest et Jumal kõneleb ka kõigile natuke nagu erinevatel viisidel. Mõned kogevad sellist nagu ülevoolavat rõõmu mingitel spetsiifilistel hetkedel, teised tunnevad ära rahus, kolmandad ma ei tea, mis nagu iganes, et Jumal ta kõneleb kõigiga nagu isiklikul viisil, et jah, et ta ei ütle kõigile kõike täpselt samamoodi. Ja isegi kui päris mitmed või inimesed on ju öelnud ikkagi ajaloos ka, et kui piiblit võtta lihtsalt kui ajalooraamatut, on ju, et ma arvan, et mõni võib-olla loebki teda kui ajalooraamatut, aga tegelikult kui lugeda seda kui sellist kõnekat materjali tegelikult, mul endal nii mitu korda olnud seda, kus ongi mingi, kas oled ärev mingi asja pärast või miskit nagu parasjagu toimub ja siis võtad lahti ja leiad mingi kirjakoha, mis lihtsalt nii väga kõnetab sellel hetkel, siis tegelikult ei ole lihtsalt ajalugu. Tegelikult ei ole, aga siin on nii palju ajaloolisi pärleid ka muidugi. Aga et tegelikult ta kõneleb meie tänapäeva ellu ka ja see on kõige ägedam minu meelest selle piibli juures ja mitte selle piibli, vaid kõikide piiblite juures. Vaat, kuule, kas enne mainisid seda mingit Hiskja veetoru, mis teema sellega on? Jaa, 1867. aastal arheoloog avastas, et see tunnel, mis juhtis siis vett Gihoni allikast Jeruusalemma sellisel viisil, nagu ajaraamatus on kirjas, et see on siiamaani alles seal. Ossa. Ja see kirjakoht on teise ajaraamatu 32:30. Ja see ütleb, et ja muud Hiskja lood, 32:30. Ja tema Hiskja sulges ka Gihoni vete ülemjooksu ja juhtis veed alla lääne poole Taaveti linna. Hiskjal läks korda kõik, mis ta tegi. Ja see näitab ka, et ka arheoloogilised tõendid on olemas selleks, et piibel on tõene, et nii mitmed asjad, mis siis olid ehitatud või juhtusid, et tänapäeval on avastatud neid, et asjad on siiamaani säilinud. Täitsa lõpp. See on vinge küll, sest et ma tean, et näiteks pidavat olema. Ma ei tea, võib-olla mõned teavad, sina kindlasti tead, Abraham ja Lott, kui nad hakkasid Soodoma linnast põgenema. Oli vist Soodoma või? Äkki oli Gomorra? Kumbki neist. Ühesõnaga, siis oli nimelt niimoodi, et Loti naine, tal oli öeldud, et ära vaata tagasi. Ja vahel ikka inimestel juhtub, on ju. Et tahaks nii väga näha, mis selle linnaga juhtub. Ja siis ta vaatas tagasi. Ja mis temaga juhtus, oli see, et ta muutus soolasambaks. Ja see soolasammas peaks olema siiamaani alles. Wow. Mis on nagu kõige huvitavam. Ma ei ole seda oma silmaga muidugi näinud. Ma ei ole sattunud selle, aga see pidi olema Surnu mere lähedal. Ma tahaks täiega seda mõni päev näha. Ma tahaks ka. See oleks tore. Selles mõttes see annaks nii palju sellist nagu
see oleks järgmine nagu tõendus, et aga see päriselt ongi nii olnud. Ja üldse selline nendel aladel käimine, kus tegelikult Jeesus käis ja oli, see on selles mõttes üliäge. Aga mis on veel huvitav? Ma leidsin kusjuures vahepeal selle üles, see oli Soodoma ja Gomorra siin on. Mõlemad hävitati korraga. Nii et siis oligi Soodoma ja Gomorra linnad. Võt. Aga mis veel oli huvitav, oli see, et Johannese 5.2. Tahad sa üles otsida ja lugeda Johannese 5.2 ette? Jaa. Ühesõnaga, seal oli mainitud 5 Betsata tiigis sammaskäiku väidetavalt. Johannese 5.2. Aga Jeruusalemmas on lamba värava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata. Sellel on 5 sammaskäiku. Vot. Ja need 5 sammaskäiku on arheoloogide poolt avastatud tänapäeval. Ja need olid nende leidmise ajal olid need siis 12 meetri sügavusel maa all, mis näitab seda, et nii palju on seda nagu kihte juurde tulnud vahepeal. Aga et see on jah huvitav, et seal on nagu, et need kõik asjad on ikka veel alles. Et see annab sellise nagu kindluse, et aga tegelikult Jumal on nii palju ette näinud ja ta on näinud ette ka seda, et meil on nagu, et me inimestena oleme sellised, kes me tahame teada, et kas need asjad on ikka päris või mitte. Ja et ta on kuidagi selliseid asju nagu teinud meie jaoks tasaseks juba selle tee valmis, et me nagu läheksime mööda seda teed ja usuksime seda, mida ta on meile kirja pannud oma püha vaimu assistendi läbi. Ja toimetaja. Ja. Nii et väga lahe, et me saime täna sellest rääkida, ma arvan. Ja. Nii et me saime teada, et püha vaim on tegelikult see toimetaja olnud. Ja mõelda vaid, et kui me tavaliselt loeme piiblit, siis me võtame selle lahti ja me loeme, et me ilmselt nagu ei mõtle selle peale, et mis siin nagu on või mis siin ei ole, aga kui mõelda, et nagu see on nii nagu täiuslikult kokku pandud, siin on nagu täpselt see, mis me vajame ja Jumal on täpselt nagu teadnud, mis ta tahab meile siia maa peale jätta ja mis ta tahab oma sõna kaudu meile nagu piibli kaudu öelda, et mõelda vaid, et see on nii täiuslikult kokku pandud, et ei ole lihtsalt nagu mingid juhuslikud nagu mingi notes'id kuskilt nagu üles kribatud ja siis poolenisti pead ise välja mõtlema, vaid nagu kogu tõde on siin. Ja mis on veel huvitav oli see, et evangeeliumid ju tegelikult on ju Jeesuse jüngrite poolt selles mõttes kirja pandud ja ega kui see oleks mingi välja mõeldes, siis ma arvan, et sealt leiaks ilmselt siukseid vasturääkivusi ka, aga ainus asi, mis on see, et üks on ühe asja võib-olla välja jätnud, teine on teise asja olulisemaks pidanud, et tegelikult Jeesus on ka nagu, või Jumal on ka selle nii hästi ära korraldanud. Ja mulle meeldib ka 2. Timoteuse 3. peatükk ja 16. salm, mis võtab kogu selle tänase teema minust väga hästi kokku. Ütleb, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses ja 17. salm, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ja. Amen. Nii et ma arvan, et sellega on täna hea lõpupalvesse minna. Ja, kas ma teen palve? Sa võid teha palve. Ja, kallis Jeesus, aitäh sulle selle aja eest siin. Ma tänan sind, et sa oled nii hea ja sa oled alati ustav lõpuni. Ma tänan sind, et sa oled nii isiklik meie jaoks, aga ka iga kuulaja jaoks, iga vaataja jaoks, kes on täna siin meiega kaasas olnud. Püha vaim, ma palun, et sina puudutaksid iga kuulaja südant. Püha vaim, ma palun, et sinu elav vägi saaks nii reaalseks kuulajate seas ja tõesti õpeta esimesena otsima sinu kuningriigi, õpeta tulema sinu juurde ja tõesti maitsma ja nägema, et sina oled hea, et piibel võiks saada ühtäkki nii elavaks. Tänu sulle, et sina oled tee, tõde ja elu ja sa oled nii isiklik, sa oled detailide Jumal ja sa hoolid mis kõigist nii väga. Aitäh sulle. Amen. Amen. Nii et jõudu meile ja jõudu ka igale vaatajale, ma arvan, nende
toredate ja põnevate tõdede leidmisel sellest piiblist ja indu ikka sügavamale uurimisel ja süübimisel. Sulle ka, Johanna. ja mitte alla anda. Just, ei tohi alla anda. Aga aitäh, et meiega koos täna selle aja veetsite ja ma arvan, et kohtumisteni juba järgmistes saadetes. Ja, Tšau. nii et please loe piiblit. Tšau.